Indias elav Eesti kirjanik, koolitaja ja kodanikuühiskonna sihtkapitali arenguekspert Katrin Aesmaa, tere! Tere, Katrin Aesmaa! Olen küll. ja kas sa saaksid meile kirjeldada seda, kuidas me siia olukorda jõudsime, sest et meil on kõikides suurriikides, alustades Hiinast, Venemaast, USA-st, Brasiiliast, on juba varem ära toimunud või parajasti toimumas selline suur koroonaplahvatus. Indiast oleme hakanud rääkima alles nüüd. Kuidas see kõik juhtus? No, kõige lühemalt öeldes ma arvan, et ega Indias alguses ei usutud, et see asi on nii tõsine, sest Indias on teadaolevalt ju väga palju erinevaid tõbesi, haigusi. Nad on harjunud igasuguste piirangutega, liikumispiirangutega, usulistel põhjustel enamasti küll, mitte haiguste pärast, ja nad on harjunud erinevate haigustega. Alguses võeti seda kui nalja ja kui eelmine aasta siis märtsikuus hakkas asi tõsisemaks minema, ega siis ka veel ei olnud väga tõsine. Liikumispiirangud pandi peale, hakati inimesi nõudma, et inimesed on kodus, nad loomulikult kodus ei püsinud, siis hakati peaministri soovitusel pannide ja pottidega ja lärmi tegema, oli kõva koroona äraajamine, et see on siin nali omaette, millest kogu maailm, ma arvan, räägib. Ja lisaks siis sellele avastati, et peaks tegema mingit tuleõhtu ja nii edasi, nii et ka lehma uriini ja lehma väljaheidet siis soovitati koroonaraviks. Ja eks olgem ausad, alguses tehti tohutult nalja ja sotsiaalmeedias oli hästi palju selliseid, kuidas ma ütlen, erinevaid kirjutisi, erinevaid nagu naljakaid asju selle kohta, koroona kohta, aga kui asi tõsisemaks läks, ehk siis kui sul lähemad inimesed hakkavad haigestuma ja on ikkagi näha, et midagi on nagu pahasti, siis hakati asja natuke tõsisemalt võtma. Ütleme siis niimoodi, et kuna meedia ei taha välja näidata seda, India on ikkagi turismimaa ja meedia ei taha ju välja näidata seda, et meil on siin midagi pahasti, siis ma arvan, et need numbrid on kõik moonutatud. Rahvast on tohutu palju, väga palju hoiatatakse selle eest, et haiglasse üldse mitte minna, millest ma olen aru saanud, et on väga õige hoiatus. Nii et ega see rahvas kirjas ei ole, kes on tegelikult haige olnud, kes on terveks saanud, sest kui sul on nagu näidustused need esimese koroonaviiruse, SARS või mis ta on, esimese koroonaviiruse näidustused on ju nagu tavaline gripp põhimõtteliselt ja need elati ilusti kodus üle ja põhiline ravim, mida siis siin soovitatakse, on lihtsalt kuuma vett juua. Et kõige paremini tapab selle viiruse kuum vesi ja inimesed ravisid ennast kodus ära, panid ennast ise luku taha, et teisi mitte nakatada ja need inimesed, kes koju jäid, nendest ma olen väga palju kuulnud, väga ilusti kõik said terveks. Aga need, kes haiglasse läksid, ka väga terved inimesed, kes haiglasse läksid, ei tulnud sealt tagasi muul viisil kui jalad ees ja alguses ei antud kehasi kätte. Aga traditsiooni järgi Indias peab ikkagi perekond matma inimese või siis põletama inimese vastavalt sellele usule, eks ole, vastavalt oma rituaalidele ja perekonnal oli see täiesti vastuvõetamatu. Ja siis hakati siin tegelema ka väga sellise kõva businessiga, milleks on siis organidoonorlus ja öeldi, et ei tohi võtta neid, hakati kehasi siis andma inimestele, aga kotid sisse pandud. Niimoodi, et nad siis teevad oma rituaalid ja värgid ise ära, aga haiglasse saavad nad siis keha ikkagi kätte. Aga hoiatusega, et sa ei tohi kotti lahti võtta. Aga inimesed, kes võtsid koti lahti, avastasid, et ära on läinud silmad, muud elundid, ehk siis organidoonorlus, loomulikult arstid kohe leidsid, et nüüd saab kiiresti rikkaks ja paraku paljud avastasid, et nende surnud sugulastel on siis organid ära võetud, mida vaja läheb, siin närvid ja nii edasi. Nüüd olukorda siis hoiti vaikselt niimoodi arvatavasti varjus ja ei räägitud sellest palju, kuigi olid väga suured liikumispiirangud alguses. Alguses oli ikka väga, ütleme seal niimoodi, et eelmise aasta suvi oli selline, et meid ei lubatud rannas käia, näiteks mina elan kohas,
mille tõttu ma ütlen ka, et ega ma ei tea ju tervet Indiat, kuigi minuli jõuavad sellised uudised, mis ei jõua tavainimesteni. Meil on uudisekanalid, mida me vahest nagu, kuidas ma ütlen, mida mu elukaaslane kogu aeg jälgib. Ja need uudisekanalid on kõik Facebooki kolinud, need on nagu nii-öelda õiged uudised, sest et peavoolumeedia on kõik ära ostetud riigi poolt. Ja neid uudiseid me ei vaata ega kuula, sest et need on need, mis lähevad üle maailma. Mis ei ole absoluutselt tõesed. Aga siin järjest siis läks see olukord hullemaks ja vahepeal läks jälle kergemaks ja arvati, et oi, koroona on juba läinud ja oli sellest kasu, et tegime potide ja pannidega lärmi. Ja inimesed ei kanna põhimõtteliselt maski, ainult suurtes poodides, lennujaamades, sellistes kohtades on see nagu, igal pool on kohustuslik, aga keegi seda ei kontrolli. Ega meiegi, kui me välja lähme, ega me seda maski ette ei pane, et sa võid ikkagi ette kujutada, kui sul on õues üle 30 kraadi ja sa paned selle maski ette, sul on 5 minutiga seal nii palju mikroobe, et sa pole elus nende, see on nagu veel hullem kui mingisugune muu haigus, et sa lähed kärna ja nii edasi ja sa ei saa hingata normaalselt, ehk siis maskiga tapab ennast arvatavasti kõige kiiremini. Ja praeguseks hetkeks on siis olukord jõudnud selleni, et on tõesti katastroofiliselt palju inimesi haiglates, mis on nähtavasti ikkagi selle uue viiruse, mida nad ütlevad, ma ei tea, et selle uue tüvi põhjustus, ma ei saa aru, miks samas artiklis näiteks, mis Eestiski tõlgiti, et miks saab samas artiklis kirjutada, et seda viirust, uus tüvi, põhimõtteliselt mida ei saa testida selle sama testiga ja vaktsiin ei tööta sellele, siis me vaktsineerime kõiki inimesi. Jaa, siin vaktsineeritakse inimesi praktiliselt kõik, kes on üle 45-aastased, kõik, kes saavad ette näidata, et neil on India mingisugunegi dokument, kõik saavad vaktsineeritud. Osad saavad tasuta, osad maksavad selle eest, Eesti rahast tuleb see 3 eurot. 3 eurot on üks süst. Ja paraku tulemused on sellised, et väga paljud ütlevad, et peale vaktsiini jäävad nad veel hullemasse koroonasse ja surevad. Et siis ma ei tea enam, mis on nagu see õige või vale ja hetkel praegu käib aktiivne vaktsineerimine, samal ajal aktiivselt räägitakse, et on uus tüvi, mis on kuskil tulnud, mida ei ole võimalik väliselt üldse tuvastada ja sul läheb see otse kopsu, hakkavad hingamisraskused ja siis on juba tegelikult hilja. Nii et selline seis on, et ütleme niimoodi, et paljud linnad läksid vaikselt uuesti lukku ja eriti Delhi pealinn, eks ole. Ja nüüd meie kõrvalosariik läks juba hommu, kõrvalosariik Maharashtra. Hästi paljud inimesed kolisid ruttu sealt, eriti valged, kes seal elasid, keda pole välja saadetud riigist, kellel viisasi tegelikult enam ammu ei ole. Aga India on olnud selles suhtes huvitavalt leebe, et ta ei ole hakanud raha küsima, nagu Nepal näiteks, et $100 maksa kuus, siis sa võid kauem olla seal koha peal, et sa ei pea ära minema. India ei ole veel küsinud, kuigi nad küsivad alati kõige eest raha, absoluutselt kõige eest raha. Ja siis inimesed kolisid kõik kohas on praegu olukord selline, et juba vist 3.-4. päev on meil öine liikumiskeeld ja eile esimest korda siis kella 10 kella 6 hommikul ja eile esimest korda umbes kella 12 aegu ma käisin katusel jalutamas ja siis sõitis mööda mitu korda politseiauto. See on nii tuttav hääl sellest eelmisest aastast, et jälle hoiatab inimesi, ma naersin, et normaalsed inimesed magavad kell 12, et äratad üles, et ütelda, et seiske kodus või et minge voodisse. Et situatsioon on siis praegu selline, et väljast näha nagu koas, sa ei saa mitte midagi aru, et oleks midagi pahasti. Kui ei oleks seda, et tuttavad ja sugulased ja ütlevad, et erinevatest kohtadest, et oi, et see inimene on haige ja oi, see on haiglas nüüd ja ei tea, kuidas sellel inimesel läheb, et see suri ära. Et muidu ei saaks midagi aru. Aga kuidas on poliitika seda kõike mõjutanud? Välismeediast võib lugeda, et poliitikute otsused ja valimiste korraldamine on mänginud olulist osa selles puhangus. Tead, ma ei oska seda tegelikult kommenteerida, sellepärast, et ma ei usu väga seda, et see on nii väga nüüd puhangus kaasa mängis, kuigi seda võib ju niimoodi mõelda.
et siin olid kohalikud naljad olid selle kohta, et mammi pakib kohvrit ja teine mammi tuleb juurde ja küsib, et et kuule, mis sa kohvrit pakid, on ju? Kuule, ma lähen koos valimiskampaaniaga linnast linna, seal ei ole koroonat. Siis teine mammi läheb, et ma lähen pakin ka kohvri ära. Ehk siis selle kohta nagu pööratakse päris palju tähelepanu, et peaminister tahab nii kõvasti järjekordselt võita, loodame, et seda ei õnnestu, et ta tahab järjekordselt nii kõvasti võita, et ta on teinud lõdendused kõikides nendes kohtades, kus on valimiskampaaniad. Maski ei ole ja kus ei ole kuiv osariik, Indias on hästi palju osariigid, on kuivad osariigid, kus ei ole alkohol normaalselt kättesaadav, siis seal on võimalik ka alkoholi juua ja kõike värke, nii et peaasi, et valimised läbi lähevad. Et see on küll nagu nüüd üks väga suur kogunemine oli, millest ma arvan, et ka Eesti meedia kuulis ja peale seda siis üks noor reporter, India tüdruk, noor reporter kommenteeris seda väga vihaselt, peale seda leiti siis tema laip, ta mõrvati keset tänavat. Nii et kõik, kes natukene suud kaotavad, kaovad. Ma tahtsingi küsida just selle kohta, sa ütlesid enne, et Indias on meedia riigi poolt ära ostetud, et India kohta on öeldud juba aastakümneid, et see on maailma suurim demokraatia. Kas sa vastad tõele? No kui sa laibad üle loed pärast demokraatilist meeleavaldust, siis ma ei tea, kas see vastab tõele, et paraku minuni jõuavad väga paljud surmajuhtumid, mis on nii kohe, kui avaldati näiteks, inimesed on hakanud pead tõstma ja tänu sotsiaalmeediale jõuab ka meieni see, kuidas külas vägistatakse, igasuguseid tapetakse, kõike muid asju tehakse. Neid asju tehakse natukene vähem kui varem, aga neid tehakse väga palju. Ja paraku ütleme siis niimoodi, et intelligentsi tapetakse. Need inimesed, arstid, kes tasuta inimesi aitavad, kes on nagu, kuidas ma ütlen, arengutasemelt natuke kõrgemal ja kui nad siis elavad kuskil sellises regioonis, kus ei ole eriti soositud ja paraku väga palju ususõda on siin. Et varem oli natuke parem see olukord, et praeguse hindu valitsusega on siis ju kõik peavad hindud olema. Ja kui ei ole, siis neid kiusatakse taga. Ja siis seoses sellega siis need arstid lihtsalt pannakse vangi näiteks, leitakse mingi põhjus, siis ministrid vägistavad, siis kui tuleb välja case, et minister on kedagi vägistanud, enamusel on kriminaalkaristused, ma ei tea, mitukümmend kriminaalkaristust, et selline valitsus on meil hetkel. Ja kui see välja tuleb, siis pärast kogemata sõidab suur auto surnuks selle naise, keda vägistati ja nii edasi. Ühesõnaga, et siin on nagu nii palju mustust ja nii palju räpasust ja nii palju imelikke asju toimub ja rahvas on ühtepidi väga õnnetu, aga teistpidi on neid järgijaid, kellel on ütlen, et siin on see ütlus, et kui millimallikas üle 650 miljoni aasta on elanud ilma ajuta, siis on nii mõnelgi lootust edasi elada, nii et mis see väljavaade praegult on? Täna tuli jälle uudist, et India on püstitanud maailmarekordi 315 000 surma. Kui sinu juttu arvesse võtta, siis see tõenäoliselt ei ole ka täielik number. Et kas on mingi valgustunneli lõpus, mingi lootus? Ega suurt ei ole, ütleme niimoodi, et arvatavasti, et kõik need nõrgemad surevad ära ja tugevad jäävad ellu ja eks see vist ongi see suur plaan. Praeguses olukorras on paraku niimoodi, et vahepeal tundus, et see nagu hirm on inimestel ära kadunud, aga vaata hirm ju tapab. Ja see psühhosomaatiliselt kõik hakkavad nii, kui üks sugulane jääb haigeks ja läheb haiglasse, kõik sugulased, kes temaga on kokku puutunud, näiteks viimase nädala jooksul hakkavad tundma, mul on juba paha olla, on ju. Et tegelikult seda psühhosomaatilist haigestumist ja tõesti, ega see ju viibki surmani ka. Ja hirmu on juba liiga palju, natukene liiga palju. Ja ei oska absoluutselt ennustada. Ma eile rääkisin siin mõne inimesega, kes ütlesid, et arvata on, et täna ja praegu on kohas näiteks selline situatsioon, kus pandi 15 päevaks kinni meil kuni siis vist kuu lõpuni, pandi kinni diskoteegid, baarid, kõik sellised asjad, mis ennem lahti olid. Ja need pandi nüüd kinni, et ootame uut otsust. Eelmisele aastale sellele kogemusele
tuginedes, mis juhtus, on see, et praegult on meil liikumiskeeld 15 päeva ja arvata on, et sellest edasi uus otsus tuleb see, et on lockdown täielik. Ehk siis pannakse kõik asjad kinni. Võib-olla ainult toidupoed jäetakse, et eelmine aasta oli nagu see, et meil ei olnud ka süüa. Et vahepeal oli täiesti selline olukord, siia kohasse sisse ei lastud söögiautos ega midagi, kõik seisid piiri peal ja oli asi ikka päris hull, inimestel ei olnud tõesti süüa. Käisime siin Brežnevi pakikesi viimas siia ja sinna nende kuivainetega, mis meil kodus olid. Ja praegult ennustatakse, et võib juhtuda see, et kuni novembrikuuni hoitakse piirid kinni. See tähendab, et ka turismi jaoks? Paraku küll. Ja täna ja praegu on selline nagu arvatavasti islamis öeldakse, et kui on mingisugune paha olukord, siis seisa seal, kus sa oled. Ära hakka jooksma mitte kuskile. Ehk siis see on väga tark soovitus, ma ütleksin. Et hetkel ole seal, kus sa oled. Et ma ise tahtsin väga tulla Eestisse, mul olid siin omad plaanid ja asjad juba, et ja ema vajab mind ja juba pileteid otsisin ja praegusel hetkel selle olukorda vaadates ja kuuldes seda, et meil on siin liikvel nüüd see uus tüvi, mida ei ole võimalik tuvastada, ma tõesti ei taha tulla Eestisse mitte pahatahtlikult võtta kaasa endaga kingituse Indiast. Et ma nagu väga istun nagu paiga peal praegu nii kaua, kui mul on võimalik, teen oma online koolitusi, siin hakkasin kokkamiskoolitust tegema. Ja näitan seda kultuuri ja elu, nii et ma turistid toon Indiasse läbi online koolituste. Et mis sa siin teed? Et ma turismi ma ei... Lõpetuseks, kas mulle tundub õigesti, et siin on tegemist olukorraga, kus on tulnud kokku kõik need aastakümnete, võib-olla 100 aasta sotsiaalsed probleemid ja see koroonapandeemia on olnud nagu steroidid, mis on need kõik? Jaa, ma arvan seda, et see kõik on võimendanud seda, mis siin on nagu kultuuriline tagapõhi ja kõik need usulised, omavahelised kaklemised ja nii edasi, see ülim lollus ja kõik muu, see kõik praegult võimendub, sellepärast, et tegemist on ikkagi kriisiolukorraga. Ja sellistes olukordades alati võimendub inimeses kõik see, mis tema sees tegelikult peidus on ja samamoodi riigi sees. Kõik, mis on riigis peidus, tuleb välja. Nii et sul on täitsa õigus, ma arvan. Igal juhul, Katrin, kahju, et sellistel kurval teemal rääkisime seekord, aga sellele vaatamata oli põnev ja kindlasti vaatajale huvitav. Aitäh sulle kõik. Jah, palun. Nii, ma nüüd